Tere tulemast! Oled sa kunagi mõelnud, et miks on üks koht meie planeedil tulikuum kõrb ja teine samal ajal täiesti lopsakas džungel? Just sellele me täna keskendumegi. Avastame koos need suured mustrid, mis meie maailma kujundavad. Vaatame, kuidas mäed, taimed ja kliima on omavahel seotud, et luua see uskumatu ja mitmekesine maailm, kus me elame. Ja see ongi see põhiküsimus, eks ole. Miks on ühes kohas vihmamets ja teises kõrb ja miks pole meie planeet lihtsalt üks suur, igav ja ühtlane kera? Vastus peitub tegelikult paaris eriti võimsas loodusjõus, millega me kohe ka lähemalt tutvust teeme. Kõik saab alguse maapinnast endast. Seda vormivad pidevalt kaks väga võimast ja tegelikult täiesti vastandlikku jõudu. Ja just nende pidev omavaheline võitlus ongi see, mis loob need maastikud, mida me kõik tunneme. Lähme ja vaatame neid jõude nüüd natuke lähemalt. Ja siin see lahing ongi. Kujuta ette, et ühel pool on maa sisejõud, mis tulevad sügavalt planeedi seest. Nemad on need, kes kergitavad mägesid ja tekitavad vulkaane. Ühesõnaga teevad maapinna mõnusalt ebatasaseks ja huvitavaks. Ja teisel pool on välisjõud, mis saavad oma energia päikeselt. Vesi, tuul ja jää, need on nagu väsimatud töömehed, kes muudkui uuristavad ja lihvivad maapinda, püüdes seda jälle täiesti siledaks tasandada. See ongi selline lõputu kõivevedu. Okei. Nüüd, kui meil on olemas see ebatasane maastik, hakkab mängu tulema järgmine oluline tegur – kliima. Sest maastik ise hakkab nüüd suunamas seda, kuhu vesi ja tuul liiguvad ning kuidas nad seal käituvad. See siin on täiesti klassikaline näide. Mõtle, kui niiske õht ookeanilt jõuab mäeni, on see sunnitud ülespoole tõusma. Tõustes õhk jahtub ja jahe õhk ei suuda enam nii palju niiskust kinni hoida. Mis on tulemus? Kogu vihm sajab maha ühele mäe küljele. Ja kui see õhk lõpuks üle mäeharja jõuab, on see juba täiesti kuiv. Just sellepärast ongi mägede ühel küljel tihtipeale lopsakas loodus ja teisel pool hoopis kuivam ala või isegi kõrb. Nii et kliima määrab ära, milline välisjõud on peamine tööriist. Niisketes kohtades on selleks vesi, mis justkui lahustab kive, umbes nagu suhkrutükid ees. Aga kuivas kliimas, kus vett napib, võtab töö üle hoopis tuul, mis liigutab liiva ja põhimõtteliselt liivapaberiga lihvib ja kulutab kive. Kaks täiesti erinevat lähenemist ja täiesti erinev tulemus. Nii, meil on olemas maastik ja meil on kliima. Aga kust tuleb elu? Selleks on meil vaja veel ühte kihti, taimede ja mulla omavahelist sümbioosi. Ja usu mind, see on absoluutselt elutähtis seos. Siin ongi asja tuum. Just taimed on need, mis oma juurte ja kõdunevate jäänustega lisavad kivimupurule orgaanilist ainet. Ja see on mulla tekkeks täiesti vältimatu. Ja siin on selle ringkeigu teine pool. Muld omakorda pakub taimedele toitaineid, vett ja kohta, kuhu oma juured kinnitada. Üks ei saa lihtsalt eksisteerida ilma teiseta. See on täiuslik partnerlus. Vaatame korraks seda protsessi lähemalt. Kõik algab murenenud kivimitest. Siis lisavad taimed ja igasugused mikroorganismid oma panuse, lehed, oksad, surnud organismid, see kõik kuhjub. See orgaaniline aine laguneb ja moodustab huumuse, mis ongi see tume, viljakas osa mullast, mis teeb selle elavaks. Olgu, nüüd oleme kõik pusletükid lauale ladanud. Meil on maastiku kujundavad jõud, meil on kliimat suunavad tegurid ja meil on mulla ja taimede vastastikune sõltuvus. Ja kui me need kõik kokku paneme, loovadki need meie planeedile ühe väga selgelt äratundava mustri. Need on loodusvööndid. See definitsioon võtabki tegelikult kõik eelneva väga ilusti kokku. Loodusvöönd ei ole lihtsalt mingi suvaline koht kaardil, see on dünaamiline süsteem, kus kliima, pinnamood, taimestik ja loomastik on omavahel tihedalt seotud ja üksteisest täielikult sõltuvad. Ja siin me näemegi seda suurt mustrit. Vööndid paiknevad laiuskraadide järgi nagu ribad ümber maakera. Nagu siit näha, algab kõik kuumast ja niiskest ekvaatori lähedalt vihmametsadega. Ja sealt liigub järjest jahedamate ja kuivamate alade suunas. Läbi savannide, kõrbete, meie enda parasvõõtme metsadega, kuni me jõuame välja külma tundrasse ja lõpuks pooluste igijääni. See on justkui maa peamine kasutusjuhend. Aga kui sa vaatad maailmakaarti, siis ilmselt tekib küsimus, kui see on muster, siis miks ei ole need vööndid täiesti sirged joonad ümber maakera? Ja see on väga küsimus. Vastus peitub detailides. Meie planeet pole ju silepall. Mäestikud, nagu me juba nägime, blokeerivad õhuliikumist. Ookeanihoovused, nagu näiteks golfihoovus, transpordivad sooja vett 1000 kilomeetride kaugusele ja muudavad näiteks Euroopa kliima palju pähmemaks, kui see tegelikult olema peaks. Ja kuna maismaa soojeneb kiiremini kui meri,
siis see kõik kokku tekitadki sellesse mustrisse igasuguseid loogelusi ja käänakuid. Ja võib-olla kõige draamatilisemat mustrisegaja on hoopis kõrgus. See loob justkui miniatuurseid loodusvõõndeid ühele samale laiuskraadil. Vaatame kohe, kuidas see täpselt toimib. Mulle see analoogia väga meeldib. Mäe otsa ronimine on põhimõtteliselt nagu kiire reis pooluse suunas. Sa võid alustada kuskil ekvatoori lähedal, mäe jalamilt, lopsakast toopilisest metsast ja siis liikuda kõrgemale okasmetsa. Sealt edasi jõuad puudeta tundrasse ja lõpuks päris tippu, kus on igilumi ja jää. Sa oled justkui läbinud peaaegu kõik peamised loodusvõõndid, aga sa ei ole liikunud tuhandeid kilomeetreid. Ei, sa oled liikunud ainult paar kilomeetrit otse üles. Päris lahe on ju. Nii, me oleme nüüd näinud, kuidas looduskomponendid on omavahel seotud ja loovad ühe keeruka ja tasakaalus süsteemi. Ja see paneb mõtlema, kui need mustrid on kujunenud miljonite aastate jooksul, siis kuidas mõjutab meie tegevus alates linnade ehitamisest kuni kliimamuutusteni seda uskumatult habrast tasakaalu. See on küsimus, millele me peame vist kõik koos vastuseid otsima.